Tere, mina olen Karl-Juhan Pehter. Ja mina olen Karl Paaber. See on Tammeka tulevahetus. Väravahtide eri. Läheme. Tammeka tulevahetus. Kuulsin, et sulle meeldib tääbida. Näita, kuidas üks õige tääb käib. Ei, see on jällegi keegi millestki valesti aru saanud. Palun näita Minu arvates see on täpselt selline asi nagu plankimine või siis Harlem style, mis iganes see oli. Ma lootsin, et see asi läheb kiiresti üle, aga kahjuks see trend on millegi pärast aasta otsa juba vist püsinud. Kui Koskar Paides oli, siis lubas, et kui mulle värava lööb, siis tääbida. Õnneks tal ei olnud seda võimalust, et see oleks minu jaoks väga laastav olnud. Kas kannad nokamütsi ka väravas? Mitte kunagi, segab liiga palju. No aga kas see trennis kiletud kannab? Ei kanna. Ei saa tõrjuda hästi niimoodi. See on imelik, et ta lihtsalt ei saa kiletega trennis käia. Peab isegi vihmaga tavalise särgi käima. Ma ei kujuta ette, mida ta asjad oma. Pehter, kas sul on mingid kindlad traditsioonid, mida enne mängu algust teed? Jaa, 100%, et kuidagi imelik traditsioon, aga mängu algusest lähen puudutan esiteks lati ära ja siis mõlemad postid, siis on kuidagi kindel, et tean, kus olen enam. Mingid jooki oled ka ju? Jah, Noko spordijooki või sellist energiajooki on ka alati. Nii, kes sätib ennast riietusruumis kõige kauem? Arvan, keegi teabis. No, aga mõtle selle peale, et kui mängud tulevad, kõik on bussi juba, keda edad. Grauberg, loomulikult. Ta istub alguses peale mängu 20 minutit maas ja siis kui kõik teised on bussis, siis ta läheb alles pesema. Ma alati vaatame ühe veel. Terve mängu vaatad järgi kohe peale mängu. Jah, just. Milline on kõige ilusam värav, mis sul on löödud? See on küll hea küsimus. Mina võin öelda, Sander Lahko lõi mulle eelmine aeg. Kui meil natuke halve mäng tuli välja. Mis see karistus? 10-3 kaotasime. Aga karistuslöögist lõi otse ristmõrka. See oli päris lõpp. See võid isegi Kuressaaremast aasta ilusamaks väravaks. Tore, et sa kõiki tead. Kuressaare lehed oli. Panid laiku aega 10 seeri peale. Mis asi on paradigma? See on jällegi ülihuvitav küsimus. See on äkki... Koolis olen kasutanud küll sellist sõna, et peaksin suhtlema selliste sõnadega, aga äkki see on mingisugune selline küsimus, mille üle mõelda või midagi sellist. Okei. Kes on su salajane armastus kuulsate inimeste seas? See Miila Kunis on selline päris südame lähedane. Mingist seriaalist sulle tuntud või kuidas? Ei, filmidest ikka. Teidis mängis. Olen näinud. Ja sellistest filmidest. No selline. Kas penaltit tõrjudes aimad või lähed reageerimise peale välja? Ma arvan, et siinkohal see on saladus, et võib-olla Premiumi liiga ründajad vaatavad, et ma vaatan, et kes siuke kavalam on, et kavalamatel ei hakka aimama, et lähen palli järgi. Pehter versus Vainumäe. Vainumäe lööb. Ja Pehter tõrjub selle penalti. Kui on ikkagi mõndadel sellised harjumused kuhugi lüüa, siis panen selle ka kindlasti kõrvale. Aga isegi kui sa ära võtad, siis antakse uus penalt tavaliselt. Kui antakse uus, siis jah, siis on keeruline, et kes su eeskujuks on väravahtidest? Joe Hart ja Jack Butland. Need on sellised head suured väravaid. Teevad häid blokeeringuid ja... Aga Eestis? No, tibu, jah. Ei. Pigem on näiteks Mait Toom selline. Tal on head poolpikad pallid. Ei lähe. Samamoodi ennast. Ei lähe. Okay. Kas sa kedagi palliga kunagi nokki oled löönud? Peaaegu nokki olen küll löönud, et Kalju mäng, mina olin väravas ja ma arvasin, et ma olen nii kõva vend, et panen kõigist üle, aga poisid tegid sooja väljaku keskel ja lõin kapperile niimoodi palliga näkku, see oli ikka väga oluline. Kapperid kukkus pikad ja veits kahju hakkas ka halb tunne. Kummal meist on pikem käte haarde ulatus? No see on küll ennast imelik küsimus. See on ilmselge. Sinul. Täpselt. See on vist
pikkuse järgi äkki või midagi sellist. Ujujatel on päris pikk. Ujujatel? Jaa. Kus niisugune lamp on? No, ma tean. Kui sa saaksid jalgpallis ühe reegli muuta juurde tuua, siis mis see oleks? Mina just kutsuks üles, et mitte seda videokohtunike võtta. Mina kuidagi ei salli seda, et kuidagi veits imelik, et pannakse mäng pausi ja siis keegi arutab kuskil kaugel selle üle, et vahet ei ole, et pigem rohkem intriigi, et kas või valed otsused, et vähemalt teevad sellist pinget või sellist põnevast mängu, et kui keegi kuskilt kaugelt otsustab, et kuule ikka nii oli õige, siis ma arvan, et ma ei tea. Ja kohtunikel on ka raske, ma arvan, kui nad peavad kellegi teise otsust ootama. Tammeka tulevahetus. Järgmisesse tulevahetusse nomineerin Martin Jõgi. Ja mina Tauno Tekko.